Hiljuti siin saalis õiguskantsler rääkis meie riigi tohutu bürokraatiast. Meil on ligi 40 000 ametnikke. Eesti riigipalgalistest 40% on haridustöötajad. Kui me võtame sinna juurde päästjad, politseinikud, sotsiaaltöötajad, kultuuritöötajad, kaitseväes töötavad ametnikud, siis me saame üle 80% kõikidest nendest, kes riigilt palka saavad. Need ei ole ametnikud. Tervishoiutöötajad unustasin ära. Te räägite päästjatest ja õpetajatest, aga ma vaatasin statistikat ja 30 000 nendest 40 000 on just ametnikud, mitte lihtsalt inimesed, kes saavad riigilt palka. Päästja, politseinik ja õpetaja ameti järgi ei ole ametnik, aga ma räägin just ametnikest. Jaa, ei, need on küll ametnikud. Need ei ole ametnikud. Need ei ole ametnikud. Jaa, ei, need on küll ametnikud. Hariduses ja teaduses on siis 7% kõikidest töötajatest. 41% kõikidest valitsussektori töötajatest on siis hariduses ja teaduses. Need on üldhariduskoolide õpetajad, 15 030, lasteaedade õpetajad, 7712 ja riiklike kõrgkoolide õppejõud 4053. Tervises ja sotsiaalhoolekandes on 23% riigisektori töötajatest ehk siis 27 869 inimest. Seal on 2613 arsti, 4997 õde ja 2984 hooldajat. Avalik kord ja julgeolek. Siin on tööl 10 664 inimest, 9% siis kõikidest riigi poolt hõivatutest, 3800 politseiametnikku, 2199 päästeteenistujat ja 729 vanglaametnikku. Kultuuris on 8845 inimest, sealhulgas teatrites 1447, muuseumites 1185, rahva- ja kultuurimajades 1091. Nüüd riigikaitses 4% hõivatutest, 4944 inimest. Nüüd üldised valitsussektori teenused, mis ei lähe ühegi nende eelnimetatud alla, nendes töötab 7% ehk siis 8373 inimest, sealhulgas KOV-ides töötavad ametnikud. Et need on need numbrid, kui me paneme siia juurde veel, meil on transport, mis on kohalike omavalitsuste pärusmaa, seal töötavad inimesed, keskkonnakaitses on ametnikud ja inimesed, kes sellega tegutsevad, et jah, aga kõige suurem osa on tõepoolest siis haridustöötajad.